Tere, head sõbrad! Te olete Paide kõige julgemad inimesed, sest et otsustasite sellise vihmaga mingit kõne kuulama tulla. Aitäh teile selle eest. Ma tahaksin alustada ühe isikliku küsimusega. Kas sa oled kunagi rääkinud inimesega, kelle hing on nii suur, et täidab endaga kogu ruumi? Tahaksin rääkida ühest sellisest kohtumisest. Nimelt korraldame Tallinnas sõpradega kakskeelseid vestlusõhtuid. Ja külalised on täiesti seinast seina, alates sportlastest ja toitumisnõustajatest ning lõpetades filosoofide ja lavastajatega. Umbes 1,5 aastat tagasi käis meil külas ka dissident ja vabadusvõitleja Lagle Parek. Kui ma teda intervjueerisin, siis mõistsin, et minu ees on täiesti erakordne inimene. Keegi, kelle hing, nagu ütlesin, täidab kogu ruumi. Keegi, kelle julgus ja vankumatud ruudus oma südametunnistusele panevad ajaloorattad liikuma. Lagle Parekil ei olnud kerge elu. Kogu ta pere sai Nõukogude repressioonide all kannatada, ent mõistes täielikult, mida režiim oma vastastega teeb, otsustas ta ikkagi selle vastu mässata. Lagle Parek astus võitlema Eesti vabanemise eest sügaval stagna ajal, kui tegelikult väga vähesed uskusid, et taasiseseisvumine üldse võimalik on. 1983. aastal sattus ta vangi, siis sai sealt välja, siis oli Hirvepark ja RSP ja me kõik teame, kuidas see lugu lõppes. Lagle Parek ja tema mõttekaaslased võitsid. Juba alguses mainisin, et vestlus Lagle Parekiga, nagu ka iga teine vestlus, mida me korraldame, oli kakskeelne. Meie publikusse satuvad sageli inimesed, kes on alles hiljuti Eestisse tulnud või ei oska mingil teisel põhjusel eesti keelt. Seega tõlgime alati vene emakeelega inimesed eesti keelde ja eesti emakeelega kõnelejad vene keelde. Üldine reegel, kui statistikat vaadata, on see, et eestikeelsed kõnelejad tuleb kuulama umbes võrdselt eestlasi ja venelasi. Võib-olla eestlasi isegi natuke rohkem. Aga tol õhtul, mil Lagle Parek meiega rääkima tuli, oli see tasakaal rikutud. Suure üllatusega ma avastasin inimestega vesteldes, et tegelikult kõik, kes seal ruumis kogunesid, olid vene emakeelega inimesed. Välja arvatud üks paar, kes olid just Gruusiast tulnud ja avastasid, et meil see üritus toimub Kalamajas kuskil kõrval, nad elasid seal. Ja. Kuidas sulle tundub? Kas see on tavapärane pilt? Puhta venekeelne publik ja siis okupatsioonivastane dissident jagamas oma mõtteid ja mälestusi. Ma hakkasin ise sellele küsimusele mõtlema. Kas siin on üldse midagi tähelepanuväärset või ei ole? Ja tegelikult ei ole. Sest et kui tullakse kokku huvipakkuvale üritusele, kuulatakse äärmiselt põneva elulooga kõnelejad, juuakse teed, suheldakse oma vahel, siis sellised kategooriad nagu rahvus ja emakeel, nad kaotavad oma tähtsuse. Me teame, et see eristus ei eksisteeri füüsilises ruumis. Kui me saame näost näkku suhelda ja teineteisele naeratada. Aga meie peades on see eristus vägagi reaalne. Me kõik veendume sellest taas juba pühapäeval, sest et on jälle 9. mai ja kogu meediaruum on jälle täis pildikesi Georgi lintidest ja punalippudest ja Aljoša monumendist. See valu ja õbaõiglus ja mitmeti mõistetavused, mida ajalugu on täis, kerkivad taas pinnale
ning me läheme kõik jälle mõneks ajaks tülli. Kas see peab nii olema? Kui Paide teater selle kõne osas ühendust võttis, siis pakuti välja 2 küsimust. Kuhu edasi ja kuidas edasi? Mõtlesin endale küsimustele päris kaua ja mõistsin, et ei suudagi esimesele vastust leida. Sest selleks, et teada, kuhu liikuda, peab omama väga selget plaani. Tuleb teada, mis meetoditega koroonakriisist võitu saada ja kuidas me tehisintellekti ajastul kõigile hea töökoha tagame ja kuidas rändepoliitikat korraldada, kuidas teadusele piisavalt rahastust saada. Seda nimekirja võib lõpmatult jätkata. Ja me siin Paide väljakul kõiki neid küsimusi ära ei lahenda. Kõik need väljakutsed vajavad julgeid ning tarku juhte. Ma usun, et mõned teie seast on siin. Aga ma ise ei taha ennast täna nende hulka liigitada. Kuid meil on ka teine küsimus. Kuidas edasi? Ma ei tea, kas see küsimus on tingimata lihtsam, aga arvan, et sain seal Lagle Parekiga vesteldes päris hea vastuse. 92. aastal sai temast Eesti siseminister. Ja tol ajal olid vanglad endiselt siseministri vastutusalas. Ja oma esimese visiidi käigus läks Lagle Parek juba ministrina Patarei vanglasse. Sinna samasse kohta, kus ta alles mõni aasta tagasi ise vangina istus. Elus on palju irooniat ja iroonilisel kombel vangla ülem oli endiselt sama mees. Kuid nüüd olid positsioonid vahetunud. Nüüd oli see vangla ülem kunagise dissidendi võimuses. Ja Lagle Parek võis selle mehe kohe vallandada või korraldada talle mingisuguseid muid elulisi probleeme, millega oleks väga ebameeldiv võidelda. Kuid ta ei teinud seda. Kogu see olukord tegi ministrile nalja, sest et mehe käed värisesid, kui ta Lagle Parekiga rääkima tuli. Aga teda ei oodanud karistus. Miks? Lagle Pareki vastus oli väga lihtne. Sest kust ma üldse teise vangla ülema leian? Mul oli temale ka teine küsimus. Mida ta arvab nendest kompartei inimestest, kes muidu elasid vaikselt, aga glasnosti ja perestroika tulekuga järsku hakkasid eestimeelseteks? Kas nad olid vabadusvõitlejad või siis pragmaatilised oportunistid? Ka sellele küsimusele oli Lagle Parekil väga lihtne vastus. Ta ütles, ega ma selle üle oma pead ei murdnud. Punkt. Lagle Pareki eesmärk ei olnud isiklike arvete klaarimine. Tema eesmärk oli uus ja inimlik Eesti. Eesti, mis päriselt toimib kõigi tema inimeste jaoks. Meie vestlusõhtul minevikku meenutades ei rääkinud ta lõhedest ega erimeelsustest, mis 80ndate lõpus eksisteerisid, vaid ikka sellest ühisest ülesehitavast tööst. Lagle Parek ei jätnud välja isegi neid inimesi, kes olid talle otsest kurja teinud, sest et ta nägi, et nemadki suudavad mingil moel oma õla alla panna. Kuidas siis edasi? Me rääkisime teiega juba natukene sellest Eesti-Vene küsimusest. Ühelt poolt on olukord palju parem kui taasiseseisvumise ajal. Ma ei taha praegu üle dramatiseerida. Nagu ütlesin, kui me saame sõbralikus ringis kokku, joome teed, teeme nalja, siis meil ei tule see teema üldse meelde.
Teiselt poolt me kõik teame, et on probleeme, mis lähiaastatel iseenesest ei lahene. Vaidlused vene koolide üle või hallide passide üle ei vaibu veel niipea. Ja siin ei ole tegelikult iseenesest mitte midagi hullu. Minu arust häda ei ole selles, et on olemas teatud diskussioon või et meil on ühiskonnas erinevad arvamused selle kohta, mida laias laastus teha tuleb. Häda on selles, et meie arutelud algavad sageli kompromissitute nõudmiste või isegi ähvardustega. Ühed ütlevad, olge tänulikud, et me teid 90-ndatel Venemaale tagasi ei saatnud. Nüüd õppige eesti keeld ära ja jääge vait. Teised vastavad. Скажите спасибо, что мы вас танками не задавили. Сидите тихо и не гавкайте. Ehk siis öelge aitäh, et me teist tankidega üle ei sõitnud. Istuge vaikselt ja ärge haukuge. Ma isiklikult ei suuda kumbagi lähenemist aktsepteerida. Samas ma mõistan, et valu, mis on nende lausete taga, võib olla vägagi reaalne. Ühel ei lähe meelest vanaema õvastavad mälestused sellest, kuidas punaarmeelased kodukülla tüngisid ja seal laamendasid ja vägistasid. Teine ei suuda andestada, et 30 aastat tagasi teda vale perekonnanime eest töölt vallandati ja liiga kiire omandireformi käigus maja ära võeti. On lihtne öelda teisele inimesele. See on ajalugu. Unusta ära ja liigu edasi. Täida mu nõudmised ja kõik saab korda. Aga täna ma ei tulnud teile seda ütlema. Vähemalt ma loodan, et see, mis ma ütlen, ei kõla nii. Keegi ei saa ega tohi teist inimest armastama või andestama sundida. Nii ei olnud kellelgi õigust Lagle Parekelt andestust või lepitust nõuda. See oli tema vabatahtlik otsus. Hea sõber, meil sinuga on täna võimalik järgida tema eeskuju. Ja just võimalik, ma ei ütle peab, vaid ma palun. Kui me järgmine kord oma vaidluste juurde läheme, siis järsku me suudame näha teises natuke rohkemat, kui me nägime eile. Võib-olla need Artjom ja Anja, kes vaatavad kodus Pervi Baltiski kanalit või hääletavad Mihhail Kõlvarti poolt või siis seisavad vene koolide säilimise eest, ei ole lihtsalt 5. kolonn, vaid tavalised inimesed, kes tahavad oma lastele paremat tulevikku ja kardavad, et äkki ei oska neid Eesti koolis bioloogia kodutööga aidata. А может быть, Уна, который ходит на факельные марши, вовсе не фашист, а просто человек, который боится за будущее своего маленького народа и не знает, что он еще может сделать. Vabandust. Võib-olla viimane lause jäi mõnele arusaamatuks. Ma rääkisin Unost, kes käib Tõrviku marsil ja kes on võib-olla ka samamoodi normaalne inimene. Lihtsalt enne mul tekstis oli üks venekeelne sõimlause. Ja seega ma mõtlesin, et peab olema ka üks lause, mis püüab lepitada. See ongi mu vastus küsimusele, kuidas edasi. Mida vastad sellele küsimusele sina? Ma tänan tähelepanu eest ja ilusat päeva jätku teile.